mul meeles veel saade koos meloodiaga. Vasakus käe siis võiks olla kogu see saate faktuur, mis läheb siis näiteks niimoodi. Põhimõtteliselt bass ja sekunda. Aeg-ajalt meloodia ja akordi helid lähevad kokku, aga ärge laske ennast sellest segada. Seal on tegelikult noodi järgi sellised akordid. Aga saab alati lihtsustada. Me võime siin võtta samamoodi nagu üle oktavi hüpata või siis näiteks B7 mängida, sest kuna see on 5. aste selles E-molli suhtes. A7. See A7 siin tertsi setmil kõlavad natukene madalalt halvasti. Võib-olla kas hüpata niimoodi sinna või siis ehk siis B7, kas niimoodi või ja E-moll. Et üks mudel ongi nagu, et hüpata nagu üle oktavi tertsi. G-tuur, eks, B-tuur samamoodi. A-moll oli vahepeal niimoodi. E-moll. Ja kui on dominantset akord, siis võib võtta selle tertsi settimise siia. D7. Et need helid ma valin just selle registri järgi, et kus nad veel kõlavad. Et näiteks A7, eks, läheb liiga mustaks, madalaks. Siit ma niimoodi mängida ei saa, siin on liiga kõrge. Et järelikult ma pean mängima tertsi settimi siit. Ja meloodiat ei sega ka.